Tšau! Vahepeal on jäänud videodega küll vahe sisse, aga sel ajal ma olen katsetanud igasugu uusi lahedaid äppe, ehk mulle meeldib nii iPhone'il kui Androidil käia läbi neid äppe, vaadata ja siis proovida, kas need ka leiavad reaalset kasutust minu igapäevaelus. Ehk need on sellised tavapäratud äpid, mida tihti tavaline kasutaja ei pruugi märgata, aga mida ma teile kindlasti soovitaksin kui iPhone'i või Androidi või mõne smartphone'i omanikule. Esimene neist on Path. Path on aplikatsioon, mis võimaldab jagada asju ainult nende inimestega, kes on sinu lähedased. Path on tehtud niimoodi, et sa saad seda jagada kuni 50 inimesega, ehk selle loojad on koos ühe ülikooli välja selgitatud, ühel inimesel ei ole rohkem kui 50 lähedast kontakti. Ja nendega on võimalik jagada asju siin. Facebooki gruppide tegemine ja seal jagamine ei ole siiamaani veel sellisel kujul rakendust leidnud ja see ei ole ka nii lihtne, kui on Pathi kui äpi kasutamine. Lisaks sellele on Pathil olemas ka veebiversioon, ehk need, kellel telefoni ei ole käepärast, saavad vaadata asju sealt. Aga kuidas see toimib? Path toimib niimoodi, et siin on võimalik jagada pilte ja emotsioone. Näiteks ma võtan siit ja teen ühe pildi. Tegin pildi ära ja nüüd ma saan seda kasutada. Ma panen, et people, siin olen ainult mina, siis see ei ole oluline. Places, see on ülikoolis. Things paneme siia näiteks. Nii, ja ma panen save. Siis see sama asi tuleb kohe siia ülesse. Ta läheb seda kohe laivis ülesse. Ja see on näha, et ma olen raamatukogus, keegi tahab vaadata pilti jagada. Ja samal ajal näha ka, kus see on tehtud. Ehk, ja siin kaardi peal ma saan ka kaugemalt näha ka kõiki pilte, mis üle Euroopa või kus tehtud on. Ehk selle mõte on jagada emotsioone ja selliseid igapäeva killukesi, et ma käisin seal, nägin seda, see on see lahe asi, mis ma nägin seal. Ja see on inimesed, kellega sa jagad, on ainult väga lähedased inimesed sulle, kellega sa jagad oma igapäeva emotsioone. Ja sa saad jälgida, kus nemad on, mis nemad teevad, eriti kui inimesed on eri maailma otsades või ei ela enam samas kohas. Nii et ma soovitan seda proovida ja kasutusele võtta. Neil on tulemas ka Androidi versioon sellele, nii et saavad ka telefonid omavahel seda vahetada, aga praegu on ainult iPhone'i versioon. Teine aplikatsioon, mida ma näidata tahan, on Viber. Viber näeb välja täiesti nagu tavaline telefon, nagu iPhone'i see roheline telefonimärk. Siin all iPhone'i telefon on siuke, aga Viberi telefon on siuke. Viber on alternatiiv Skype'ile. Nimelt Skype'i kasutades iPhone'il, see on minu jaoks umbes 1,5 tunni küsimus, kui aku on täiesti surnud, ehk tegelikkuses täiesti mõttetu aplikatsioon iPhone'il, kuna aku igasuguse mobiilse seadme võtmesõna. Ja siiamaani ei olnud head lahendust, kuidas teha VoIP-kõnesi, ehk läbi siis datavõrku kasutades teha läbi IP-kõnesi. Skype'il oli see võimalus teha seda tasuta või sa maksad ainult oma data eest, kui sul on mingisugune pakett ja kõnede puhul sa pead maksma lisaraha. Aga aku probleem oli nii suur, et minul ta kasutust ei leidnud paraku peale ainult seda PC-l või Macil kasutades. Küll aga Viber on tulnud lahendusega, kus ta kasutab push notification'it, ehk kui keegi helistab mulle, siis mul ei pea isegi olema see aplikatsioon lahti ja käimas, vaid mulle tuleb meelde tuletus ehk notification, hei, keegi helistas sulle, ta ilmub see täpselt samamoodi nagu telefoni, ma panen answer ja kogu see edasine pilt näeb välja täpselt samasugune nagu tavatelefoniga rääkides. Ehk mul ei pea aplikatsioon lahti olema, tal ei ole pidevat ühendust, ta ei raiska mu akut. Kui keegi helistab, tuleb see sisse mulle igal juhul läbi push notificationi. Ta sünkroniseerib ka kõik kontaktid ära. Samal ajal on võimalik siit teha ka tavakõnesi, ehk näiteks kellel ei ole veel Viberit telefonis, siis saab kasutada seda, kui nagu tavaliselt välja helistades, ehk ta kasutab see iPhone'i originaalaplikatsiooni. Kui keegi helistab, ta salvestab sulle vastamata kõne ära, ehk see kõik on tehtud ülilihtsaks. Inimesele, kellel näiteks veel ei ole Viberit, siis sa saad panna siit invite to Viber. Ma saadan näiteks sõnumi talle ja kui ma vajutan send, siis talle tuleb sõnum, ta saab selle alla laadida ja hakata ka kasutama. Ehk siis seda sõna jagada ja saada ka kõikidega sõpradega üle maailma rääkida täiesti tasuta või siis sinu datapaketi hinnaga. Soovitan kasutusele võtta sellepärast, et kõneminutid on väärtuslikud ja läbi selle on see
ülilihtsaks ja akusäästlikuks tehtud, ehk minul ta võib-olla vähendab kasutusaega 10 või paarikümne minuti võrra ehk mitte eriti. Et see kasu on sealt palju suurem. Skyfire on järgmine äpp, millest ma teile rääkida tahan. See on brauser, mis on tulnud asendama Safarit, mis juba on iPhone'i peal olemas. Nimelt on paljudel kasutajatel kindlasti olnud mureks selline asi, et see telefon ei toeta Flashi. Küll aga on uue lahendusena Skyfire nii iPhone'ile kui iPadile välja toonud lahenduse, kus me saame Flashi videot vaadata. Toimub see niimoodi, et kui Flashi video on veebis, siis Skyfire'i serverid siis renderdavad selle ümber selliseks formaadiks, et me saame seda iPhone'i peal vaadata. Kusjuures see on esimene elektrooniline äpp, mis müüs ennast nii-öelda välja, ehk nad tulid välja, neil oli ainult vist, kas oli 4 või 5 tunniga oli neil äpp läbi müüdud, kuna serveri ressursid said otsa. Nüüd on ta nädalate kaupa tulnud uusi pakette välja ja nüüd ka Euroopasse laiendanud. Aga toimib see järgmiselt. Siin on näha, et on Flash video Forbesi lehel. Kahjuks ma seda vaadata ei saa, kuna mul Flashi ei ole, aga õnneks on mul olemas äpp Skyfire. Kui ma vajutan siia play nupule, siis ta ütleb loading video. Ta optimeerib seda minu riistvara ja ühenduse kiiruse järgi. Praegu on ta läbi Wi-Fi ja vaatame, kui kiiresti see toimib. Ta ütleb, et on almost done ja toimib. Samamoodi toimib ka pööramine ekraanil ja mängib ta täiesti ilusa ja kiire kvaliteediga, ehk need videod, mis varem olid kättesaamatud, on nüüd kõik kättesaadavad. Nii et ma soovitan ka seda kasutama hakata, kuna see toob selle suurele küsimusele, kuidas Flashi kasutada iPhone'is lahenduse. Ehk küll aga mänge ja reklaame veel vaadata ei saa, mis ei ole videos, siis videolahendus on olemas ja see oli ka minu jaoks üks suurimaid küsimusi. Nii et loodan, et teil oli neist kasu ja saate säästa mõned kroonid või nüüd eurod ja ka jagada rohkem oma emotsioone lähedastega. Olge tublid, tšau!